Tervitused! Üle pika aeg jälle auto ära pakkida ja hakata liikvele minema. Täna on 31. august ja auto on nüüd suvi läbi siin vaikselt tiksud niisama Eestis, aga homsest võtame juba suuna Euroopa poole. Läheme seekord siis Tatra mägedesse, Slovakkiasse, võib-olla sealt ka Ungarisse. Plaanime olla 2-3 nädalat, vaatame, kuidas asi sujub. Praegu siis pakime siin vaikselt asju. Eesti ilm on nähagi pilves. Õnneks ei saja ja pole tuuline, seetõttu pole ka midagi hullu. Suht soe on tegelikult. Mõnus on pakkida. Paneme auto kokku, proovime kõik asjad kaasa haarata. Siin on meie reisiseltskond. Rocco, Sändi, Kalja Sille ja siis meie väike Oskar. Vanaema sellele reisile kaasa ei tule, aga küll me plaanime suhteliselt ruttu tulla tagasi, pidada ära septembri lõpus pisipoja esimese aasta sünnipäev ja siis paneme juba pikemale tripile Itaaliasse ja kuhu tuleb siis vanaema ka lennukiga jälle järgi, nii nagu me Hispaanias käisime. Aga nüüd pakkimise kohta, et siin juba oleme natukene eeltööd teinud. Põhivarustus ehk siis kõik, mis puudutab igasugust remondi ja hooldust ja värki ja väike söögivaru on kaasa võetud. Kohvimasin on peale pandud. Koerte söögid ootavad. Sai siis seekord juurde ostetud meil korralikud toolid. Poisile ka väike, õige toolikene vanaema poolt ostetud. Siis ostsime siia markiisi alusvaiba. Seekord plaanime äkki markiisiga lahti teha, mida me eelmine kord ei kasutanudki. Nüüd proovisime kodus ära, et ikka töötab ja on normaalne ja oskame kasutada. Siis vahepeal paigaldasime autole kärukonksu. Käisime hobustega võistlemas suvel niimoodi. Ostsime siis, nagu öeldud, toolid, laua ja siis see ruum läheb enam-vähem koos laste asjadega täis, et lapse asju on päris palju. Võtame vana tõuksi igaks juhuks kaasa, et sellest ei ole kahju, kui peaksime ilma jääma. Laseme autol veepaagi täis, kütusepaak on juba täis, gaasiballoonid on täis ja nii vaikselt sätime ja homme läheme siis Pärnusse ja jääme sinna, lähme tennisesõpradele külla ja sealt siis juba stardime teisipäeva hommikul siis Eestist minema. Ja käes on 1. september. Käisime just poes ära ja hakkame nüüd liikuma siis Tatrate poole. Tänane peatus on meil küll Pärnu ja siis hakkame minema. Reisiseltskond on meil koos. Juhi abi on paigas. Väike Säinu on ka seal. Silku siin juba toimetab lapsega. Ja siis kohtume Pärnus. Pärnus täna vaja veel toimetada, käin teen trenni. Mängin tennist natukene, suhtlen tennisinimestega ja siis kas täna õhtu või homme hommiku hakkame sõitma sealt edasi. Tere hommikust! Reisipäeva teine päev. Oleme siin tennisalli territooriumil Pärnus ja teeme oma hommiku toimetusi, hommiku kohvi. Ilus ilm on, väljas on 14 kraadi sooja. Poisile sai, kuna muru on kastene, sai pandud kombe selga, saab siin pöördada natukene ja siis teeme hommikukohvi ära ja paneme kohe siis ka minema. Vaatame, kaugele täna jõuame, kas saame Lätist kaugemale ka või mitte. Aga igatahes hommik on mõnus ja jube hea on niimoodi privaatselt siin niimoodi tennise väljakute ääres toimetada. Saime juhtme otsa ka, saime oma kohvimasina mõnusalt tööle panna, ilma et oleks pidanud inverterit kasutama. Kuidas hommik teil sööb? Väikesed? Tere väikene ja väike Oskar ja väike Emme. On ja vot niimoodi.
meie poja siin nautimas ennem sõidupäeva. Vaatame, kuidas talle meeldib. Kohaliku Rammuküla eluolu ka siis, võt maantee on näete seal vahel. Siin on siis väike süke külapood, meie pargime siin. Ja nüüd läheme kirikusse nagu kord ja kohus. Kohaliku külaelu ka, nad ei ole ainult meil, mujal ka. Leedus samamoodi siis kohalikud ponksud panevad divunni külapargis. Keegi oli sinna ette kohe oksendanud ja hea, et sisse ei astunud. Oleme siis kiriku ees nüüd, lähme teeme väikse tiiru kirikusse ära ja siis sõidame kohe edasi, ega siin pikka pidu pole, saaks kas või paarkümmend kilomeetrit edasi, et meil on jäänud vist 60 umbes Kaunase ümbersõiduni, kas nüüd täna just Poola jõuame, ei ole kindel, aga pole ka oluline, lihtsalt proovime kas või paarikümne või mõnekümne kilomeetri kaupa poisi üleval oleku ajal sõita. Tere varahommikut! Käes on siis meil kolmapäev, 3. september. Oleme nüüd jõudnud siia Suwałki lähedale. Ööbisime täna siin. Jõudsime eilse sõidupäevaga Pärnust Suwałkisse. Ega see lihtne ei olnud, aga saime hakkama. Poiss oli tubli, emme oli tubli, kutsud olid tublid ja ma sain sõidetud. Nii, kuidas siis sa kommenteerid, kuidas läks meil see esimene pikk sõidupäev? Saime hakkama. Kas poisiga oli lihtne? Kui aus oled? Ei olnud. Oli küll. Ei, ta on tubli. Poiss on väga tubli, ei kahtle selles. Aga ega need pikad sõidupäevad, me sõitsime ikkagi üle 500 kilomeetri maha, ega need lihtsad ei olegi. Aga ega siin pikka juttu ei tee. Nüüd auto juba poolenisti kokku pakitud, ma näitan ka, kus me ööbisime. Et hommikusöögi tegime ära. Kõik toimetused on meil enam-vähem tehtud. Kell on Eesti aja järgi hakkab 9 saama, kohalik aeg 8 ja oleme siin nii-öelda Poola RMK platsi peal. Me oleme siin varem ka ööbinud, et kuidagi see Suwałkisse ja Suwałkist koju on nagu lootus jõuda beebiga sõita. Ja siis siit paneme nüüd teisele poole Varssavit täna. Vaatame, kuhu me seal jõuame. Meil on mõned kohad välja otsitud. Plaan on kindlasti jõuda Krakowi kanti, seal on mingi Zakopane ja mingid sellised kohad, kuhu on plaan minna. Aga eks ja väljas on megasoe. Eile oli ka, tõenäoliselt on Eestis ka vist praegu megasoe septembrikuus. Et meil oli ikkagi, võiks öelda, palav öösel. Kuna sükse avaliku parklemisplatsi peal oleme, siis ei julge aknaid ka ööseks lahti jätta. Tegime ainult katuseluugi lahti, no vahepeal oli palav, aga muretsesime rohkem koerte palavuse pärast, sellepärast et koertel ei saanud luuke lahti teha. No, vahepealne uks on meil kinni, ma näitan ka kohe, kuna beebi välja ei kukuks öösel voodist, tema juba armastab meil siin, tema sõiduasjad valmispäin, armastab meil siin hullult möllata. Siis näete, voodi tuleb siiamaani, kui ta on lahti tehtud, segamini nagu ta meil ikka on. Ja siis tõmbame sellise lükandukse kinni. Põmps ja mitte kuhugi ei saa minna. Ei saa kukkuda, et selles suhtes väga mõnus mänguala ka päevasel ajal. Kui vahepeal ära väsib, siis läheme siia taha, kui pole õues ilusat mõnusat muruplatsi. Eile õhtul saabudes oli 25 kraadi sooja, siis võt nii. Rohkem ei tahakski sooja, sellest on maa ja ilm. Oleme jõudnud siis nüüd sellisesse kohta nagu Kielce, mis on 100 kilomeetrit ennem Krakowit umbes. 3. päeva õhtu vedame siin öö ka. Parkisime ennast siia kuhugi järve kaldale, järv jääb sinna suunas. Siin on siuke rohkem kohalikke, väike külakene. See pole päris Kielce. Kielce linn on siit samast kiviga visata mingisugune 5-10 kilomeetrit. Sinna läheme homme, kui hästi läheb. Praegu läheme vaatame järvekaldale ja vaatame, mis päev meile veel pakub, sest kell on juba õhtul Eesti järgi 6, kohalik aeg 5.
Saime sõita täna ikkagi üsna palju, ma arvan mingi 600 kilomeetrit või kui palju see võis olla? Nii palju ei olnud või? 500? Ma arvan 500. Pigem 500 kilomeetrit. Ja nüüd siis väike sirutus kõigile, kõik olid tublid, pidasid ilusti vastu sellele tempole ja lähme nüüd vaatame, mis järv pakub meile, kas saab ujuma ka, sest tegelikult lubab homseks või nädalavahetuseks siia 30 kraadi sooja. Loodame, et seda ei tule. Mööda sellist ilusat tulede teed me siia järve kaldale vaikselt tuleme. Siin on ilus siuke ranna keskus või mis iganes siin hooned kõik on. Võrkpalliplatsid, kohvikud, saab rämpstoitu osta ja järve kallas. Oot selline ilus väike armas kohakene tundub olevat. Nii, kas läheme ujuma ka siis kõik koos või? Ikka. Poja, lähme või? Nii, võt siuke ilusa liivarannaga kohakene ja ilm on mega. Ja siin samas kohe kusagil kõrval sõitsime mööda, oli ka lennuväli, aga siuke väike lennuväli, kus inimesed oma ühekohaliste lennukitega põhimõtteliselt lendavad, tiirutavad siin pea peal. Tundub ka lahe. Tundub, et hooaeg on läbi, enamus putad on kinni. Üksik siin veel ikka töötab. Ehkki ilm on mega, aga ju siis ikkagi septembrikuus kohalikke pole aega enam käia või siis pole tähendab just turiste, et ongi ainult kohalikud ja meie. 4. päeva lõunal oleme siis endiselt veel siin Kielse linna lähedal järve ääres. Tegime väikse koristuspäeva hommikul. Nüüd poiss teeb hommikust tudu. Läheme veel proovime, kas me suudame siia ujuma minna või mitte. Vesi ei ole hullult külm, aga tundus eile jube sogane ja kedagi vees ei olnud, siis ei julgenud kohe alguses minna. Aga praegu on nähtud inimesi ujumas, nii et lähme proovime ka ära. Kui seal käidud, siis ujumas käidud, poiss ärganud, siis sõidame matkakaga Kielsi linna, vaatame seal natukene ringi ja siis mõtleme edasi, kas jääme sinna linna homseks ja ülehomseks või pigem hakkame suunduma siis ikkagi Tatra mägede poole, mis peaks siis vähemalt AI jutu järgi hakkama pihta sealt Sakapoonest ehk Krakow, Sakapone on järgmised sihid. Krakowi linna nii hullult ei kisugi, olen seal varem korduvalt käinud, aga kuna matkakaga ikkagi suurlinnade kesklinna või sinna on keeruline pääseda, ei viitsi poisiga hullult pikalt matkata mingite taksode ja öistranspordiga, siis pigem jätame need vahele ja läheme rohkem loodusesse, läheme mägedesse, otsime ilusat kohta ja siis paari päeva pärast, mitte paari, aga homme juba on meil suur tähtis päev, Kalja, on ju? Mitmes tuleb? 10 saab täis, mitte ei tule. Tuleb 11, hakkab jooksma. 10. tähtpäev siis meie pulmadest, pulma aastapäev vääriks tähistamist ilusa kohaga, aga ei ole kindel, et me selleks ajaks selle leiame. Siis peaks täna kindlasti panema juba Sakapoonesse välja ja siis ole näha, kas leiame selle koha või mitte. Iga asi omal ajal. Siin on tegelikult paar ilusat söögikohta küll väga ilusa vaatega, aga parkla natuke annab soovida, õhtud on mitte väga lärmakad, aga üle keskmisele ärmakad. Noored rullnoksid käivad ikka siin kumme vilistamas kusagil ja natukene häirib. Ehkki öö oli väga rahulik, aga nädal lõpuks lubatakse, et selles parklas on rohkem elu ja melu. Nii nagu siin. Praegu oleks nagu kõik välja surnud, õhtul ikka siin mängiti palli ja oldi väljas kohalike poolt. Aga proovime, kas saame ette või mitte. Ja oleme jõudnud nüüd siia järvekaldale, siit niimoodi üles mäge tuli tulla. Videost muidugi pole näha, aga käru täitsa sõidab ära.
poika veel liigutab, poika veel magab, aga liigutab juba, mitte vastupidi. Ja nüüd lähen proovin ära selle veevärgi. Kui ei saa hakkama, siis ei saa hakkama, siis olen nõrgaks jäänud. Vanasti käisin ka 12-kraadises vees, aga nüüd vanadus tuleb peale. Ja vees ongi meil käidud, et selle suve suplus on igal juhul ära tehtud, võib-olla kordame seda, aga isegi Sille käis vees ja poiss käis jalgupidi niimoodi. Tema läheks muidugi üleni, aga me praegu ei hakanud minema ja mina käisin ka ära. Võttis aega, mis ta võttis. Tegelikult võttis jube kaua aega, et ma vette sain. Ei olnud enam nii, et põmm sisse, vaid sooendasin ennast seal, jahutasin ennast seal. Vot nii, aga nüüd paneme riidesse ja sõidame Kielse linna. Ja kuna südalinnas me parkimiskohta ei leidnud ja seal midagi nii hullumoodi vaatamisväärset ka ei tundunud olevat, siis tulime ära sealt ja liigume nüüd vaikselt Krakowi suunas. Tegelikult on plaan linnast natuke sinna väljapoole saada ja siis teha peatus, teha lõuna ja peale lõunat, kui poiss jääb tuttu, siis paneme Krakowi poole minema. 4. päeva õhtupoolikuks oleme siis jõudnud lõpuks peaaegu Sakaponesse, aga tegelikult on 70 kiltsi ikkagi puudu ja täna me seda ei saavuta ka. Poiss hakkas nõudma, et aitab küll sellest sõidust. Ta tahab olla vahepeal midagi muud ka teha. Ta on niigi tegelikult väga tubli olnud. Emme on ka tubli olnud. Kuidas kommenteerid sõitu? Väsitav. Miks väsitav? Ma ei tea. Ikka on. Ju. On muidugi, alati on. Ehkki me veel ei kujuta ette, kui praegu on meil sõidetud umbes 1500 kilomeetrit, siis mis siis saama hakkab, kui meil vaja sõita Itaaliasse 2500 või hiljem Hispaaniasse. Aga igal juhul harjutamine teeb meistriks. Aga oleme nüüd ühes kusagil väikses armusas Poola külakeses. Esimene mahasõit, mis me tegime, ei õnnestunud meil. Sattusime kuhugi väga-väga tiheda asustusega kohta, kus peaaegu mitte võimatu, aga väga raske oli matkaautoga liikuda ja ummikud ja siis tulime kiirtee peale tagasi, sest tegelikult kui poiss selle märguande annab, et tal on kopp ees, ega siis see 10 minutit tundub ka nagu 2 päeva oleks. Ehk siis on vaja leida see maa. Ja nüüd läheme teisel poole kiirteed, siit kiirtee alt läheb tunnel läbi vist ja seal peaks olema laste mängumaa. Me läheme sinna, äkki on siuke korralik, normaalne, turvaline koht, kus saab lastedel natukene käputada, mida tema kindlasti soovib. Vot sealt tunnelist läbi ja siis äkki olemegi kohal. Vot selline kiirteealune. Me oleme praegu mitte kiirteel, vaid kiirtee all. Jalutame läbi tunneli ja siis kusagil on mängumaa. Ja kohe seal ta paistabki. Seal on suurte mängumaa ja siis ka väikeste mängumaa. Lähme luurama. Saadame Sille siis sinna suurte mängumaale ja mina Oskariga lähen väikeste mängumaale. Nii, oleme päris äge ja uhke tegelikult. Tõenäoliselt euroraha täis tehtud, et kiirtee läheb sealt, küla jääb teisel poole kiirteed ja siis on siin siuke mänguala. Siin on vist jalkaväljak tulemas, ehitatakse ja siis hakkame siin hullama. Et täpselt nii see välja hakkab nägema sellises vanuses, et siin üksinda ei saa teda kuhugi lasta. Üks meist peab hoidma. Ja mänguväljakult edasi tulles siis üle silla, üle jõe. Oot siuke ilus kandikene. Lähme jalutame natuke teisel poole, et see küla on 2 pool jõge. Siin mägede vahel niimoodi. Tundub päris vinks-vonks. Ja tulime tagasi siis siia poole kiirteed. Et oleme nüüd tõenäoliselt siis keset küla, sest kirikud käisid ikka ju keset küla. Ja tulime vaatama siis kohalikku kirikut siia üles poole.
mida me sealt altpoolt ennem vaatasime. Siin on mingisugune teine usumaja. Ja seal siis kõnnivad 2 usulist. Sille ja Oskar. Oskar ei ole veel vabatahtlikult usuline, Sille on. Nii, ja teeme kirikule ringi peale ja siis läheme kindluse mõttes vahepeal karavani juurde, vaatame üle ikkagi koerad, sest väljas on palav, päike tuli välja, 30 kraadi on sooja. Panin autol õnneks konditsioneeri tööle ikkagi ennem, et koerad ära ei kärssaks. Siis võib-olla teeme väikse õhtusöögi ja läheme õhtul uuesti ja siis läheme pärast uuesti äkki mänguväljakule veel, sest mänguväljak oli ausalt liiga kuum praegu seal viibimiseks. Ja vaatame, kas jääme siis ööseks siia või otsime kusagil siin lähedal mingi parkimiskoha, kus on võimalik, sest auto on praegu meil suhteliselt tee ääres. Ja jõudsime siis linna pealt tagasi väikselt tiirult. Pargime siin kiirtee ääres praegu, kus siin on pood hästi mugavalt, meie autod ja siis on tankla meil kohe olemas, siin saame tankida. Tõenäoliselt tangimegi ja siis on järjest puuviljalett, jätsime, võtsime. Nüüd lähme kebaabi kallale, kui see juba kinni pole. Ja siis vaatame, kas ööbime siin. Pigem ikkagi lähme otsime sinna metsa poole, et natuke vaiksem on, sest liiklus on siin päris tihe. Ja poiss ütleb ka, et tada, on nii, jah? Aitäh. Ja, poiss on väga tubli olnud, on ju? Ja. Oppi. Oleme 4. päeva õhtuks maandunud siis meie viimasest peatuskohast 4 kilomeetrit Sakapone poole ja leidsime sükse imelise kohakese, kus saab ööbida. Siin me oleme täiesti ainukesed. See pole küll karavani park, aga siin võib ööbida, tasuta park. Siin on laste rulatamise koht ja siis on mingi katusalune, vaevalt et bussipaviljon ja siis on laste mänguväljak. Aga Sille, mis selle viimase külakese või linnak, jah, külake vist nimi oli, kus me ringi hängisime? Psim. Mis see oli? Psim. Vot nii, Psim. Salabim. Nagu taustalt on kuulda, siis praegu on taevas üsna siuke. Vanajumal pildistab meid, möllurahvas, müriseb kõvasti. Ja siis nüüd natuke laseme lapsel veel siin ringi tuiata ja siis temal tuleb juba uneaeg. Minul tuleb võib-olla väikse õlleaeg ja arvuti taga töö tegemine ja siis ongi uneaeg. Saab korralikult välja puhata ja tundub, et see on siuke hästi mõnus vaikne piirkond ja homme on jäänud ainult mingi 60-70 kilomeetrit Sakaponeni. Paneme sinna ja seal plaanime võib-olla, kui leiame ilusa koha, siis oleme nõus isegi kulutama raha, et minna kämpingalasse ja ööbida seal mõned ööd. Aga vaatame. Käes on 5. päeva hommik, tere hommikust, et oleme siin Kaila mis linnakeses? Lupien. Mingis ükses kohas, ühesõnaga meil on umbes 60 kilomeetrit veel Sakaponeni. Sõidame kohe hommikul selle ära. Siis proovime leida seal mingit ilusat kohta, võib-olla õhtul isegi kuhugi välja minna, teha midagi huvitavat ja siis vaatame. Täna meil ju see suur tähtpäev, 10. pulma aastapäev, mida peab ka natukene tähistama. Poisi võttis mikri ära. Et öö oli meil siis hästi rahulik. Eile, kui me lõpetasime siin video tegemise suure mürina ja äiksega, siis saimegi sammaka vihma siin. Muud pole midagi. Eks siin on nüüd kohalik laulumees meil. Nii, ja nüüd eile ei näitamata, lähme korraks veel jalutame sinna. Siin on laululava ka ja värgid-särgid.
et tegelikult on siuke ilus väike kohakene siin. Ei teagi, kelle jaoks ehitatud on või kui suur see linn siin on. Lapsed hommikul marssisid siit mööda, läksid kooli. Et kohe vaatame selle laululavale. Väike grillplats, tõenäoliselt eurorahadega tehtud siia. Õhtul loomulikult kogunesid siia jälle noored jooma, lagastama. Hommikul käis juba koristusmeeskond üle, koristas kõik ära. Et see on küll nagu suhteliselt hästi siis organiseeritud, et ei jää laga kuhugi vedelema. Ikkagi tuleb brigaad hommikul ja koristab ära. Meil minu meelest tihti peale lagastatakse ära ja nii jääbki. Ei korista mitte keegi seda ära. Võtsin mänguväljakut jõusaal, laste mänguväljak ja siis lava. Eks ta siuke mingi külakeskuse laadne koht on, kus rahvas koguneb. Hakkame vist Tatra mägedesse jõudma. Igal pool ümber ringi on muud kui mäed. Oleme nüüd otsaga jõudnud siis Sakapoonesse. Ilus väike turistilinn siuke. Natuke jalutame siin Lidli lähedal. Käisime Lidlis, panime auto parkima tunniks ajaks. Pool tundi on juba kulunud. Siin on väike hotellikene. Tundub väike siuke kas vanalinna osake või midagi taolist. Lähmegi piilume, mis meile siit näha saab. Nii, ja jõudsime siis siia ma ei tea, kas nimetada vanalinnaks või mitte. Sille ütles, et siin on Baieri hõngu juba mõnda aega. Mägede hõngu, võib-olla mägedes ongi sellises stiilis asjad, aga tegelikult on esmamulje on üsna siuke tore ja ilus. Nüüd me natuke siin jalutame, vaatame, mis siin pakkuda on ja siis otsustame, me peame lähiajal ära otsustama, kas me pargime autot pikemaks ajaks siia või siis otsime mingi uue koha. Hobused ka siin tööle pandud. Heinakotid on neil ees. Me läheme oma magnetit ikka ostma. Kodus peab hakkama uut külmkappi ostma, sest magnetid ei mahu sinna enam ära. See on siis umbes see, mida me tegelikult siit lootsime näha. Sellist ilusat mägede turistika kohta. On mida vaadata. Ja kui hästi läheb, siis võib-olla isegi proovime õhtul siia kuhugi sööma tulla. Kui lihtne see poisiga on omaette küsimus, kas sööme kordamööda laua taga või mitte, aga nii on. Mägede vesi siis voolab siit ilusti alla niimoodi. Ja siis väike kirik nagu ikka. Kas ta nüüd just väike on, aga kirik peab ikka olema. Muidu pole õige küla. Ja tee jõudis välja siis kuhugi siia linna peale, kus ka liiklus on avatud ja sealt läheb kõik edasi veel. Jaluta, mis siin on. Ja tulime nüüd natukene teisele poole ülesmägesid mööda seda vana linna. Siin on vaateratas, kes soovib kaugemalt vaadata. Ja siis siuke sama vanaaegne tänav jätkub. Kaubandus jätkub, igal pool midagi müüakse, tehakse ja rahvast on, ütleme nii, et ikkagi päris palju. Hetkel küll siin tundub see lõik parasjagu, et ei ole väga palju, aga seal tagapool juba näeme, on rahvast palju. Sooja on ka siuke, auto on meil päikse käes, koerad sees, konditsioneer töötab. Väljas näitab küll 24 kraadi, mis võiks olla jumala idekas, aga päikse käes on ikkagi natukene palav. Et
prooviks. Teeme veel siin natuke jalutuskäiku ja siis proovime leida parema parkimiskoha kusagil natuke looduslikumas kohas ja äkki saab kuhugi natuke varju panna ja uksed aknad lahti, siis ei pea kont töötama ja on parem õhk ja saab olla. Otsime just sükest kohta, kus oleks muruplats ümberringi, lased koerad ja poisi õue, las käputavad seal. Ja siit siis jälle hargneb. Kõik on siuke puidustiiliga ilusad söögikohad tehtud, et väga ubane istumine tegelikult. Istuks hea meelega, aga tõenäoliselt ei ole meie poika sama meelt, et vaevalt me siia täna istuma jõuame. Oleme nüüd tükk aega vahepeal jalutanud, jõudnud ilusasse kohta jälle. Siit tuleb jälle see jõgi uliseb igalt poolt alt läbi mägede vesi. Tõenäoliselt siia ehitatakse aga uusi hooneid. Muudkui aga laieneb, nii nagu ikka. Elu peab edasi minema. Uued asjad peavad peale tulema. Siin on midagi kaasaegsemat. Vot nii, vist hakkame vaikselt sättima tagasi teele. Tegelikult oli see linn või see kant siis väga tore. Me siia linnakanti jääme kindlasti veel. Ülivahva. Ja soovitaks küll, kes siia kanti satuvad, siis läbi tulla. Leidsime veel paar huvitavat hoonet, läksime ikkagi veel edasi. Ei raatsinud veel ära minna koju. Ja oleme nüüd Sakapoone teises otsas, kus on suur suusahüppetorn. Siin vist isegi on neid mitu. Siis siin on ka tohutud need jalutamisalad ja särgid-värgid. Väga huvitav, kahjuks meil pole aega sinna minna, sest väljas on nii palav, et ei saa koeri autosse jätta ja auto peab kogu aeg töötama, et selle karavani osa kämpa aku tõmmas konditsioneer ikkagi 2 tunniga tühjaks ja nüüd peame hakkama hoidma niimoodi, et ei riski jätta, muidu läheb autos liiga palavaks. Et peame tegema kas sõitma ja saaks kuhugi ilusa platsi peale, kuhu jääme ka ööseks, et saaks teha aknad lahti, uksed lahti, õhk liigub, siis pole häda mitte midagi. Väljas on mingi iseenesest jumala mõnus 24 kraadi, eriti kui pilv on ees, siis pole häda midagi. Võt see teine suusahüppemägi jääb sinna suunas. Ka siuke päris suur. Ehk tõenäoliselt siin on kõvasti võistlusi. Võt nii, väga tore kant. Võt sellised vaated siis.